Toidufilmide festival toimub jälle 10. aprillist alates kinos Sõprus ja Elektriteatris Tartus, aga me palusime ühe filmi sellest toidufilmide festivalist muide ära vaadata hoopis merebioloogil ja kannab see film siis sellist pealkirja nagu Appi tuleb vetikas ja kuna see on toidufilmide festival, siis loogika ütleb väga selgelt, et tulevik on selles, et me hakkame sööma vetikaid. Halba see kindlasti ei tee. Ja paljud rahvad seda juba teevad. Mida see siis tähendab õigupoolest? Millest see film nagu jutustas? See film jutustab väga paljudest erinevatest asjadest, aga üks asi, mis seal oli kindlasti oluline, on see, et tänapäeva noored, nad tunnevad muret planeet Maa tuleviku pärast ja siis nad tahavad tegeleda mingi asjaga, tegevusega, mis ühelt poolt toob nagu kasumit sisse meile ja teiselt poolt päästab ka planeet Maad või parandab keskkonda ja see vetika kasvatus, mille ümber see film käib, see räägibki ühest tegevusvaldkonnast, millega on võimalik tulu teenida, aga teiselt poolt ka elukeskkonda parandada. No see filmi peakangelane on üks siis naine, kes maailmas vist esimese vetika kasvatuse või vähemalt ühe esimestest lõi ja sina oled selle loonud Eestis ja me vaatame sellest filmist treilere, siis meil on suur tuust värsket Eesti merevetikat siin, katsume seda siis otsast süüa. I couldn't have known that one day I'd be farming seaweed. But the more I learn about it, the more I've come to realize how incredible it really is. So if we reestablish that balance between land and ocean, it could be very significant to the world. And it could be the key to saving our coasts. So why don't you tell me what you want to do? I want to start a kelp farm. We had to come up with things that people actually need or want. This was our first product, and it's really good. I don't know what I'm going to tell Mom. We're not going to tell Mom till we're done. Yeah, good plan. But I need to move fast. The young kelp must be planted by mid-December. If we don't find it now, we have officially ran out of road. This farm might not just be an effort to save the place I love. It may, in fact, be an effort to save myself. I feel this profound sadness for what we've lost. There's an area that's just been completely wiped out for kelp forest. And the environmental change is yet to come. No ma just tahtsin küsida küsimuse, mida see treiler juba tegelikult ära vastas, et kas vetikat ei ole maailmas nii palju nii, et miks me seda ise juurde peame kasvatama, kas ei ole lihtsalt nii, et pistame käe vette, võtame vetika välja ja sööme ära? See ei ole jätkusuutlik. Inimesed tarbivad sedavõrd palju, et kui me hakkame neid vetikaid välja püüdma keskkonnast, kus neid on, siis neid lihtsalt ei jätku ja teine pool sellest asjast on see, et kui me lähme neid vetikaid püüdma, siis selle keskkonnamõju on üsna märkimisväärne, et me hävitame ju tegelikult sellega seda elupaika, kus see vetikas elab ja seda me kindlasti ei taha. Mis asi see vetikas õigupoolest on? Ta ei ole ühe poolt päris nagu taim ja teiselt poolt ei ole ta nagu ka mitte loom. Ei no selles mõttes ta on ikkagi taim, et lihtsalt elab vees, et see on umbes nagu, et lind on õhus ja kala on vees, et ikka on mõlemad loomad ja vetikaga on samamoodi. Et ta on lihtsalt taim, kes on kohastunud elama meres ja ta on võib-olla natukene siis teistsugune kui need maismaa õistaimed, et ta ei õitse, et see erinevus tal on. Aga et vaatamata sellele on selle vetikal on nagu väga palju vahvaid omadusi, mis teeb temast hea toiduobjekti, aga mitte ainult. Me võime sellest toota kosmeetikatooteid, ravimeid, mida iganes. Et see on kullaauk, mis on siiani veel enamasti kasutamata. Ma saan aru, et sina oled oma vetika kasvatuse tegelikult püsti pannud, palju see sulle sisse on toonud? No ütleme niimoodi, et me alles alustame Läänemerest, sest Läänemeri on hoopis nagu teistsugune elukeskkond, et kui mujal maailmas need vetikakasvatus ikka tegelikult on üks jagu, aga selles filmis see noor tütarlaps lihtsalt, see oli nagu põhimõtteliselt inimene tänavalt, kes tuli valdkonnas ei teadnud mitte midagi, mõtles, et lahe oleks vetikat kasvatama hakata ja hakkaski seda tegema ja siis tegelikult ma hindan selliseid inimesi, kes nagu kastist nagu välja tulevad, nooruslikud noored. No muidugi haridus ei tee paha, sest tema üritas ikkagi betoon seinast läbi murda, aga kui oleks natuke nõustajaid rohkem kõrval olnud, oleks avanud ukse ja oleks natuke lihtsam see asi, aga samas sellise nagu
nii-öelda teistmoodi tehes sa võid õppida midagi uut ja avastada midagi vahvat. Kuidas need vetikad siis sellisele kasvatamisele allub? Kus ta neid vetikaid seal kasvatab muidu? Seal Kanadas. Seal Kanadas on tegelikult, ta saab kasutada meetodit, mis on juba välja mõeldud ja mis toimib nagu päris hästi, et põhimõtteliselt sa pead kätte saama vetika siuksed sigi- ja rakuspoorid, siis koguma neid kuskile purkidesse, sinna panema natuke mingi sellise substraadi, kuhu peale need spoorid kinnituvad, viskad selle substraadi ehk siis nööri põhimõtteliselt merre ja see vetikas hakkabki seal peale kasvama. Ja pärast tõmbad neile nööri välja? Tõmbad nööri välja ja seal on tonnide viisi sul seda massi, mis kõik kõlbab siis põhimõtteliselt potti panna. Aga Läänemeres on see asi hoopis keerulisem, sest siin need ookeani vetikad kahjuks ei ela ja need kasvatamismeetodid meil ei toimi, et me peame ise nagu välja mõtlema, et kuidas seda vetikat kasvatada ja kuna see potentsiaal on tohutu, siis tekkiski mul selline mõte, et võiks ikka kuidagi nagu arendada seda asja nii, et ka meie siin saaksime oma vetikat kasvatada, et me ei pea kuskilt Kanadast või Norrast või ma ei tea. Sul on üks spetsiaalne vetikas, mida sa kasvatad? No me praegu alustasime eelmise aasta sügisel tegelikult ja siin suurte talvetormidega see farm isegi pidas vastu, asub Saaremaal, Tagalahes ja nüüd me lähmegi nagu... Mis vetikas on? Tegemist ongi põisadruga, aga põisadrusid on hästi palju erinevaid, et on selline lahtine vorm. Miks just põisadru? Sellepärast, et ta kõlbab süüa. Et pole mõtet kasvatada midagi, mille lisandväärtus on väike. Mis see see, aga me palusime, et sa võtaks kaasa, mis asi see nüüd? See ongi nüüd põisadru, aga... See sama ongi põisadru? Aga põisadrul on 2 erinevat vormi, et see, mis seal on näha, on kinnitunud vorm, aga see, mida mina kasvatan, on lahtine vorm, et see ei ole mitte niimoodi, et torm on kiskunud selle vetika lahti, vaid see vetikas ongi looduslikult, liigub mööda merepõhja ja see lahtine vorm on sellepärast parem, et sinna ei tule pealiskasvu külge ja need herbivoorid, ehk siis need taimetoidulised loomad ei armasta süüa, et see on väga hea vesiviljelusprodukt. Kas seda võib süüa siis põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt võib küll, jah. Aga proovi, oled sa söönud? Ikka olen söönud, aga paljalt ei pea seda ilmtingimata sööma. Aga mis mõttes paljalt? No ta on võib-olla liiga joodi maitsega ja ta on niisugune nagu meremaitsega. Ma soovitan niimoodi, et sa võid koju selle kaasa võtta. Pane näiteks seda toiduoli või oliivõli veidikene peale, chillit, ahju ja siis kuumutad seal 180-200 kraadi juures ja siis... Kuule, ma pean ütlema, et üllatavalt hea on see niigi. No aga chipsina on võib-olla veel parem, et siis on niimoodi hea võtad seal toidu kõrvale ja... Aga kerge Austri maitse selles mõttes ja struktuur on nii, et Austri on ka ju meremaitsega, et vaiese mehe Austri, et kui kõht läheb tühjaks, siis lähed kaabid endale kuskil siia põhjarandikule, korjad välja ja sööd, jah? Just täpselt nii, sest meil Austri ei ela jällegi, et liiga mage vesi, aga see põisadru kasvab küll, et loomulikult ei kasva nüüd nii kiiresti võib-olla kui see Kanada vetikas, mida seal see suhkruvetikas, mida seal filmis kasvatati, aga ta on täiesti märkimisväärne huvitav toode ja lisaks ütleme toidule, sealt selles vetikas leidub hästi palju alginaati ja lihtsas maakeeles ütles põhimõtteliselt see on nagu, sellest saab kilet toota. Looduslikku kilet. See nüüd eriti hästi kõla, et siin nagu kilet sellest see on nagu tärklist nagu põhimõtteliselt, et me teeme nagu sellest alginaadist, teeme mingisuguse toote, millega me saame arendada seda plastikust tehtud või naftast tehtud kilet. Mida sa tahad siis sellest teha, kas nagu toitu või kilet? Mõlemat, et meil on tegelikult väike koostööga selline Saaremaal on selline tore firma nagu Estagar, kes praegu väärindab ju seda agarikku, punavetikat ja teeb marmelaadi neist. Aga palju seda marmelad ikka, kes seda marmelad jõuab süüa lõpma? Aga või sellest alginaadi turg on Euroopas nii meeletu, et siiani ei suudeta nii palju nagu ette anda, kui soovitakse osta. Ma pidin elama rohkem kui 35-aastaseks teada saada, et meie see samane tuust, mis me oleme meres kogu aeg, kui me rannas käime, kogu aeg näeme, seda võtad lihtsalt merest ja sööd ja kõlab süüa. Aga see ongi see mure praegu tänapäeval meil. Et süüakse kõik ära või? Et ei, meil on praegu nagu see mure, et me pigem Läänemerd ei oska nagu väärindada, me kasutame liiga vähe seda, nagu mingites osades, et mingites osades need kala võib-olla püüame üle, aga kõike muud, mis seal toredat on, me ei kasuta, et me võiksime rohkem kasutada. No muidugi tal ei ole nüüd ülipalju maitset, tal on kerge selline soolakas maitse, see struktuur on väga krõmpsu, väga meeldiv. Aga on väga tervislik. On, aga maitset võiks natuke nagu rohkem olla, kui sa seda põisadru seal metsikus kogus kasvatad, siis võib-olla sa peaks kuidagi maitsestama, et inimesed tahaks seda su eest osta. Ma pigem arvan, et see võiks olla see tootearendusprotsess, et kelle saab kimchit näiteks teha või midagi muud on ju, ja siis on võimalik neid maitseid lisada. Suurepärane. Mis ta tervisele head teeb siis? Seal on hästi palju mikroelemente, mida inimene vajab, eriti tänapäeva maailmas, kus me sööme sellist toitu, mis võib-olla ei ole nii väga väärtuslik. Mis gramm see on? See on üks rohevetikas, mida on ka meil väga palju, tal eestikeelset nime ei ole, ladinas on ulva ja põhimõtteliselt see on nagu salatvetikas, et seda nüüd tarbitakse ka väga palju ka Euroopas. Kus sa selle kätte said? Ka meil kasvab, aga seda me ei ole õppinud veel meres kasvatama, et ma võtsin seda kividelt kasvab.
tunneb ära selle järgi, et võtate rohevetikas siuke niites, võtate näpu vahele, kui tundub, et on libe, siis on õige vetikas, kui on siuke kare, siis on vale vetikas. On meil seda põhisadru muidu siin looduses nagu piisavalt palju, et kui nüüd inimesed tahavad tormata kõik see söömat? Ei, ma pigem selles mõttes jah, et seda ma ei soosi, et nüüd ütleme, et kõik me tormame mere äärde ja hakkame, võtame sellepärast, et tagajärjeks on see, et see on ikkagi paljudele taimedele, loomadele kodu ja kui ikkagi need tuhanded inimesed peaksid sinna peale minema, ega siis väikse tükki võib maitsta ka tervet seda tuust igaüks. Ja kui te merest näiteks tahate ka võtta, siis on ka pigem, et selle asemel võtta kogu taim on ju, et võib nagu lõigata mingisugused jupi, et siis taim kasvab edasi ja tegelikult loomad taimed, kes seal sees elavad, säilivad kenasti. Et jätkusuutlik, aga kasvatamise osas seda probleemi ei ole, sest vett on palju ja siis kasvatuses me ju ei hävita seda keskkonda. Suur aitäh täna tulemast Toidufilmide festivalil, muuhulgas saate ka seda filmi vaadata ja teadmised vetikad kõlbavad täiesti ka Eestist niimoodi süüa. Aitäh tulemast!